Tere jälle kõigile, pole jälle ammu näinud, alustan jälle siis uue Kohala TV osaga. Tänane osa on ka väga põnev, väga huvitav ja hariv, millest ma täpselt räägin, kohe hakkame rääkima. Täna teeme siis väikse käsitööringi. Täna heegeldame, koome. Selle jaoks, et asjadega alustada, on vaja järgmiseid asju. Pardaid, heegeldamisnõele, lõnga, näiteks kollast ja sinist lõnga. Esimeseks võikski kohe alustada kudumisest. Võtame siit need 2 varrast ja lõnga, sinist lõnga. Otsime üles siit selle otsa ja siis vardad mingi paraja jupi. Niimoodi panen 2 varast kokku, hakkan silmuseid tegema. 1 silmus, teine silmus, 3. silmus, 4. silmus, 5. silmus, et nad jääks nagu parajalt. 6. Olen siin pikemaajaliselt varastemaal aegadel juba heegeldatud päris mitu linikut, salle, kotikesi. Ajame need siia rohkem laiali. Võtate siit selle peale, siis hakkate niimoodi minema. Oba. Järgmisega. Ja siis, kui saate rea tehtud siia lõpuni, siis tulete samamoodi teisest otsast algusesse tagasi. Jõudsingi reaga lõpuni välja. Kui te tahate mingit lihtsamat mustrit kududa sallile, siis teete nii, võtate ühe peale, siis mitte ei hakka siit, vaid võtate siit tagant selle, tõstate siia ja panete siit vahest silmusest läbi ja tõmbate hops. Ja järgmine samamoodi siit niimoodi hops, järgmine ja läbi. Nii, peale ja silmusest läbi, peale, silmusest läbi ja siit samamoodi peale, jälle silmusest läbi, jälle peale, jälle läbi. Kõike saate täpselt vastavalt teha nii, kuidas ise viitsite, kuidas tahate. Kas tahate pikka salli, kitsast salli, lühikest salli. Ja kui te nüüd hästi näete, hakkabki sellist teatavat oma pärast mustrit võtma. Nüüd liigume edasi heegeldamise juurde. Kuidas see täpselt välja näeb? Selleks on vaja heegelnõela suurusega 4,5 mm ja lõnga. Ma olen juba siin natukene varem heegeldanud. See on siis minu moodi tehtud linik, kuhu panna pott või tass või siia saab panna vabalt ka lillepoti peale. Sest mina näitan teile nii palju, kui mina olen selgeks saanud ja nii palju, kui mina oskan, eriti ei oskagi. See on see, kui olete saanud ringi täis. Iga kord, kui saate ühe ringi täis, ma näitan. Heegeldamine ise on siis muidu nii, panete siit 2 sellest, see mis siin on. Siit läbi, võtate siit peale, kinni ja siit hops üles ja vahelt läbi. Kui te olete siiani jõudnud, mitte ei lähe kohe, ei hüppa, vaid teete lisa silmuse siia peale, oba, ja mitte ei lähe siit, vaid siit nõks kõrvalt kohe edasi. Siia ja hops. Ja siis hakkate aga minema. 1, 2, 3, 4, 5, opa, 6, 7, 8, 9, 10. Läks sassi midagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja siis, kui te samamoodi teete, nagu ma teile näitasin, siis te saategi umbes samasuguse asja. Kas tahate siis näha minu meistriteoseid, profi käsitööd, mis ma olen siis kokku heegeldanud ja kudunud. Hakkame siis pihta. Esimene linik, kas poti alla ja sobib söögilaua peale kuuma aluseks. Heegeldasin 200 €. Valge linik, natuke suurem, äärtest siukene painelisem. Samamoodi heegeldasin, keskel on siuke pilu, auk, täiesti okei. Natuke kandiline, ei ole hullu. See on ka pargu tagasi tegin 65 €. Mis see on? Randme soojendaja. Ka heegeldasin valgest lõngast. Kätte üldse mahub. 5 €. Järgmine. Sall. Nii, see on vist sall, mis ma olen hakanud tegema. Selline. Väga loodis on see sall ühesõnaga. Niimoodi kaela panna. Käib küll 2 €. Siis ma olen veel teinud siukse hästi jämedast lõngast sellise
ka aluse moodi, viniku moodi siukse asja. €50. Vot see on juba natukene kvaliteetsem toode. See on nagu suurem, see sobib juba laualinikuks. Siin ma olen kasutanud sinist, halli, roosat värvi. Väga ilus siukene suvine. Lihavõtted tulevad, saab laua peale panna või siis panna ukse ette jalamatiks. €75. Mis mul siin veel siis tehtud? Vaadake seda, vot see on alles vaip. Seda ma tegin päris tükk aega. Mitu kuud tagasi juba tegin. Vaadake, kui jämedast lõngast seda tehtud see. Päris korralik jäme lõng. See on nüüd €150. Paksuse poolest see sobib pigem, vaadake kui tugev see on. Minu arust see sobiks kõige paremini kuhugi välisukse ette põrandale maha. Saab jalanõud kuivama panna midagi. €150. Kui teil kodus kellelgi peaks kuskil kapinurgas või kuskil seinanurgas seisma mingi töökorras, kas siis akordion või süntesaator, mida te ise ei mängi, mis teil vaja ei ole läinud ja seisab kasutult. Andke mulle teada, võtke minuga ühendust, kui teil on. Mul läheks vaja, kõik pakkumised on meili peale või postkasti oodatud, kellel leidub mingi töökorras akordionid või süntekat. Minu naine peab pahama peale saama. Pahama, panen peakski ta pahama peale jääma. Ei ole minul enam vahet päeval ega raha kokku ajama. Nii kogu aeg ma olen lihtsalt et naisukeseks riisida. Pahama, kogu elu tundub mulle orjatööna. Pahama, ja see asi ajab hirmsal kombel jooma. Pahama, minu naine peab pahama peale saama. Pahama, parem peakski ta pahama peale jääma. Mu naine ennast ülal peab, kui filmida, kui korraks teda näen, siis tavaneb sind on reaalne kogu, et vingutud saab terve päev. Pahama, minu naine endale vind tooma. Pahama, see ei ole elu, see on lihtsalt kooma. Elaks parem kas või Gröönimaa ja kas või mõne lillaga. Pahama, minu naine pahama peale saama. Pahama, parem peakski ta pahama peale jääma. Kuhu sa kiirustad? Toompeale on peldik üles pandud. Kogu maksumaksja raha raisati ära. Nüüd ta seisab seal silmale rõõmuks. Mida sa nüüd plaanid siis? Mul on düsenteeria, ma pean ruttu minema. Sitt tuleb kohe püksi. Kuule, kas sa oled juba oma naist suudelnud? Loomulikult olen. Oled või? Aga kuidas oli? Ma ei tea, siuke omapärane oli. Harjumatu.
Aga mis tema selle peale ütles? Ma ei tea, mul pole aimugi. Reied olid sel ajal vastu mu kõrvu. Selline saigi siis seal tänane kiire põnev osa. Kui teil mingid ideid on, kuidas mu järgnevaid episoode huvitavamaks ja põnevamaks muuta, siis andke mulle teada, et seniks näeme uues osas.